Suvise ja kevadise meigitrendi puhul mina soovitan kasutada highlighterit. See on selline ehk siuke särapuuder. Minul on nüüd Laura Kelleri särapuuder, seda ma kannan tavaliselt siia põsesarnakeste peale. Siis ma kannan seda natukene, mitte täpselt keset lõuga, vaid pigem väikse nurga all. Siis natukene siia kulmu peale, siia ka. Ja nüüd ma võtan tavaliselt väiksema pintsli ja siis panen seda veel siia nina otsa peale ja siis nina peale ja siis huule siia ülaosasse. Et mis ta teeb, et ta ongi nagu toob selle päikse kuma toob nahale. Et ka õhtul siseruumides oleksid sa nagu sama hästi kui päikse käes. Et sul on siuke mõnus rannakuma on kogu aeg näos. Siis teisena soovitan ma kasutada valge silmapliiatsi asemel kuldsed silmapliiatsid. Minul on nüüd Anastasia Beverly Hillsi Metallic Luster Liner ja seda ma panen nüüd siia alla limaskestale. Erilise siukse sära toomiseks silma. Siis kindlasti on hästi suur rõhk ripsmetel. Ja see ei tähenda kindlasti seda, et ripsmed oleksid siuksed suured lehvikud ees, vaid et nad oleksid sellised hästi õhulised, et üks karvake on pikem, üks karvake on lühem, siis on jälle pikem ja lühem, et nad ei oleks väga tihedad, aga et nad on just siuksed õhulised ja erineva pikkusega. Ja kui te kunstripsmeid paigaldate, siis ma soovitan kasutada pintsette selleks, tuua ripsmeliimi ja kui te panete ripsme riba peale, panete liimi ära, siis kindlasti oodake umbes minut, kuni see ripsmeliim on kuivanud, sest et vastasel juhul, kui te ootate vähem, panete ripsme paika, siis see ripse libiseb tihtipeale paigast ära. Et kui see ripsmeliim on seal kuivanud juba piisavalt, siis nii kui te paika panete, siis ta jääb ka sinna püsima, et panete kõigepealt keskosa paika, siis lükkate välisnurga paika ja siis sisenurga. Ja minul on veel ühed teised pintsetid siukse kõvera otsaga, et ma tavaliselt veel naksan nad siit niimoodi hästi lähestikku, et kunstripsmed jääksid lamama enda ripsmete peale. Üks nipp on ka, kuidas silmalainerit teha, et kuna silmalaineri joonega satuvad hästi tihti paljud inimesed või nad ei tea, kus kohas see õige lainerjoon peaks nagu minema. Et siis hästi lihtne on seda niimoodi jälgida, et ta peaks olema nii-öelda selle alalau jätkujooneks. Ja üks pisikene nipp, mis ma näitan teile on, et kui te võtate veitsa tumedama pruuni lauvärvi, panete siukse kulmu pintsli peale ja siis lähetegi mööda seda alalau joont õhus ja siis panete lõpuks ta siin selle alalau joone lõpus panete vastu nahka ja see on siukene nagu spikker teile musta laineriga tegemiseks nagu, et teete need spikrid mõlema silmanurka ette ja siis pärast tõmbate musta silmalaineriga. Ja musta silmalaineriga tõmmates muidugi on oluline see, et kui te just siin välisnurgas tõmbate, et siis see lainer on nagu vastu nahka ja siis mida kaugemale te lähete, siis see lainer nagu tõuseb õhku, et ongi seda kitsamaks see välimine nurk seal läheb. Nii. Ja siis on mul veel siuksed pisikesed abilised meigi tegemisel, siuksed näpu sammikesed, et kui te olete juba meigipõhja ära teinud ja soovite näiteks kusagil tõmmata nahka pingule, kui te teetegi silmalainerit, et siis kasutage siukseid näpuotsakesi, et kui te neid ei kasuta, siis ongi ikkagi soojus ja kõik, see võib sulatada sul meigipõhja mingi augu või teha mingi ebatasasuse, et kui need näpuotsad on, siis see kaitseb nagu sellest, et meigipõhi jääb ikkagi veatu ja ilusa. Et need on nüüd Make Up Story näpuotsakesed, et need on minu siuke lahutamatu kaaslane meigi tegemisele.